Kui Briti meremehed, töösturid, kooli- ja kirikuõpetajad jalgpalli üle merede ja ookeanide maailma laiali kandsid, sai see alguses kohaliku eliidi harrastuseks. Aja jooksul levis uus mäng lihtrahvani, vallutades töölisklassi südame. Eestis, kus omakeelne eliit oli alles väljakujunemisel, asendas teda noorsugu. Nüüdsest Tallinna lastehaiglast kesklinna poole jäävatel Mustamäe nõlvaku all paiknevatel Rahumäe liivaluidetel ehk tüünides hakkavad 1906. aastal koos sportimas käima koolipoisid. Eesti spordiloos nimetatakse seda tüünapoiste ajastuks, mis paneb aluse Eesti tulevasele spordiedule. Rahumäe tüünides kogunesid poisid Kassisabast, Porikülast, Pelgulinnast, Kalarannast, Juhkentalist ja mujalt. Hilisem 10-võistluse maailmarekordi omanik ja olümpiapronks Aleksander Kolmper on meenutanud, kuidas Kassisaba poiste pealikuks olnud Anton Ohaka pühapäeva hommikuti tänava otsas vilistas ja siis koguneti praeguse Lilleküla rongijaama juurde, kust mõnikord algas kuni 40 poisi teekond mööda Heinamaa radasid Tondi poole. Heinamaa omanikele ja rentnikele selline poisteväe läbimarss mõistagi ei meeldinud ja vahel püüti nende liikumist takistada terve pere ja koertega. Siis see kamp hargnes ja igaüks lidus edasi sealt, kus ta ka sai. Rahumäe liivaseljandikel taotakse kivisõdade ja võidujooksude kõrval ka vutti, millega on Briti madruste kõrval tutvust tehtud sadamas. Just tüünapoiste osalusel asutatakse Tallinnas 2 meeskonda, rukkilille sinistes särkides valge viisnurgaga Meteor ja oranžides särkides Merkuur, mille omavahelist matši 1909. aastal hakatakse lugema Eesti jalgpalli sünnipäevaks. Tüünapoiste seast kerkib esile mitmeid spordisangareid, riigimehi ja avaliku elu tegelasi ning kogu spordi kontekstis vääriks nad koos oma eripalgeliste elukäänakutega teleseriaali.